Ja nüüd läheme oma teemaga edasi hoopis sellesse valdkonda ja uurime, et kuidas siis tüdrukuid rohkem panna reaalainetest huvi tundma. Ja siia tuleb TalTechi biorobootika professor ja teadusprorektor Maarja Kruusmaa. Tere, Maarja! Tere! Kas sellel on ka mingisugune teaduspõhine alus olemas, et poistel ja tüdrukutel on erinevad võimed, mis puudutab siis reaalainetest arusaamist, selle mõistmist? Sellist teaduslikku alust ei ole tegelikult, mis ütleks, et tüdrukud on matemaatikas halvemad kui poisid. Ei ole. Aga kas meil on mingisugused bioloogilised põhjused, miks me kaldume ühte või teist ala eelistama, seda võib nii ja naa võtta. Et tavaline argument käib ju niimoodi, et tüdrukutele meeldivad rohkem inimsuhted ja hoolitsemine ja siis meestele meeldivad masinad ja neile meeldivad arvutamine, aga see ei ole ju tegelikult niimoodi ja ajaloos ei ole seda kogu aeg tegelikult ka niimoodi olnud, et see muutub vastavalt sellele, kuidas ühiskonnas mingisugused rollid muutuvad ja ootused muutuvad. Et näiteks keskajal oli väga tavaline see, et teatud osa inimesi elas kloostrites ja nad teenisid niimoodi ühiskonda, see oli selline ühiskonna kontseptsioon. Mungad ja nunnad elasid kloostrites ja nende ülesannete hulka kuulus ka vaeste ja vigaste eest hoolitsemine. Ja seda peeti väga mehelikuks tegevuseks, kui mungad hoolitsesid surijate eest näiteks. Ja hiljem siis, kui ütleme, meditsiin muutus selliseks nagu sotsiaalselt teistsuguseks, et meil olid haiglad ja siis meil olid haiglates õed, siis hakati kohe rääkima, et see on õdedele väga normaalne selline ja väga õige elukutse, sest naised tahavadki hoolitseda. Et see põhjendused on nagu ajaloos tegelikult muutunud ja neid võib siia ise leiutada, aga võib ka mitte leiutada, ei pea leiutama minu meelest. Taavi Kotka tõi väga huvitava nüansi välja, mida mina ka ei olnud varasemalt teadnud, et 50-ndatel, 60-ndatel tegelikult infotehnoloogia sektoris programmeerijatena olidki enamasti naised tööl, aga siis tekkis selline nagu vahetus. Oskate äkki ise öelda, et millest see tuli? Ja ma arvan, et see tuligi sellest, et see oli selline töö nagu umbes masinakirjutaja töö, et naised olid ju ka sekretärid ja tippisid masinatel ja siis programmeerimine oli umbes samasugune töö, et võeti tippijad, et sisestage koodi. Aga tegelikult see koodi kirjutamine nõuab päris head sellist loogilise mõtlemise oskust ja naistel ei olnud mingisugust probleemi sellega. See vahetus ilmselt tekkis siis, kui see ühiskonnas muutus kuidagi rohkem nagu hinnatavaks ja sellega sai palju raha teha, et siis mehed leidsid, et oi, see on tegelikult väga mehelik tegevus, me hakkame seda ise tegema. Selline naljakas, et siis kui see on nagu mehelik tegevus ja et hakkame ise tegema, et siis jällegi tekisid need stereotüübid, et siis on need patsiga poisid, kes ainult päev otsa seal arvuti taga istuvad ja see on väga halb stereotüüp, mitte et patsiga poisid ei oleks hea, nad on kindlasti head, aga ühelegi elukutsele ei tule kasuks sellest, kui sul on mingisugune väga kitsas stereotüüp, et võtta ainult sellised inimesed teevad seda. Mida rohkem me aktsepteerime seda, et väga erinevad inimesed võivad seda selles elukutses midagi korda saata, seda kasulikum sellele on sellele alale. Aga mis on ikkagi see juurpõhjus, et pigem just poisid lähevad reaalaineid edasi õppima ülikooli? Mul ei ole sellist üldist vastust, aga ma lihtsalt sellise mitteteadusliku hüpoteesi esitan, et osaliselt on põhjus selles, ma ise olen õppejõuna hästi palju näinud seda ja oma laste pealt ja igalt poolt mujalt ja siis, kui ma ka mõnikord olen koolis õpetanud, et ma ei tea nüüd, kas see on nüüd bioloogiline või see on õpitud, aga kui tüdrukud ja poisid milleski erinevad või mehed ja naised üldse milleski erinevad, siis minu meelest üks näite, mis on erinev, on see, et naised alahindavad ennast ja mehed ülehindavad ennast. Et naised on märgatavalt vähem enesekindlad kui mehed, mis ei ole hea ega halb, liigne enesekindlus ei ole ka mitte alati hea, aga enamusele meile on nagu matemaatika ja füüsika on rasked. Ja siis, kui see enesekindluse puudumine tuleb sinna juurde, siis see võib-olla hakkab mängima just selle osa koha peal, kus ma mõtlen, et oi, kas ma ikka olen nii hea, et ma lähen nüüd füüsikat õppima. Et äkki ma ikkagi ei ole nii hea, et äkki ma lähen ikka õppima midagi lihtsamat ja võib-olla mehed lihtsalt lendavad peale oma enesekindlusega ja saavadki hakkama väga hästi hakkama, aga kui tüdrukud läheks, nad saaks sama hästi.
et see enesekindluse puudumine on võib-olla midagi, mida kooliõpetajad võiksid rohkem tähele panna ja rohkem sellega tõsiselt tegeleda, täiesti suunatult. Kuidas te tulevikku vaadates näete umbes 10-20 aasta pärast, et kuidas see vahekord meeste ja naiste vahel, tüdrukute ja poiste vahel saab olema, mis puudutab siis tehnoloogia valdkonnas osalemist? Raske öelda, et teinekord on näha tehnoloogia valdkondades niimoodi, et sama nagu valdkonna alamvaldkondades tekivad grupid, kus on hästi palju naisi või kus on väga palju mehi, et näiteks teoreetilises arvutiteaduses, mis on väga-väga matemaatiline ala, on millegipärast väga palju naisi. Aga kuskil rakenduslike poole peal on millegipärast näiteks vähem. Või näiteks see ala, kus ma ise töötan, allveerobootika, seal ei ole peaaegu ühte, et ma olen vist Euroopas, ma kardan vist ainuke naisprofessor selle ala peal. Et lihtsalt on niimoodi, aga kui sa vaatad merebiolooge, kes samamoodi käivad laevadega merel ja neil on samamoodi raske töö, seal on praktiliselt ainult naised. Et see on minu meelest täiesti kultuuriline, et kus tekib selline mingisugune ka stereotüüp või inimesed tahavad tihti töötada sarnastega, nagu nemad ise on. Et minnakse, valitakse endale selline kogukond, kus sa tunned, et sa oled oma ja oma sa oled siis, kui sa oled sarnaste inimeste juures. See tähendab seda, et selleks, et aina rohkem siis naisi sellesse valdkonda saada, on aina rohkem vaja neid eeskujusid. On vaja rohkem eeskujusid või siis on vaja selliseid liidreid, kes teadlikult selle mitmekesisusega tegelevad. Et nad, võtavadki endale firmasse tööle või oma teadusgruppi tööle erineva taustaga, erinevast rahvusest, erinevast soost inimesi, et kui keegi hakkab nüüd mõtlema, et kuidas ma sinna gruppi sobin, siis tegelikult ei teki seda küsimust, sest see on nii mitmekesine, et loomulikult sobid. Aga kui seal on ainult poisid või ainult tüdrukud, siis sa võid öelda, et ma olen ainuke mees, et ma ei taha siin olla, et äkki see ikkagi ei ole minu jaoks. Kui te enda tudengite peale mõtlete, et kuidas seal see sooline vahekord on? Minu meelest on IT-teaduses ikka üldiselt hästi. Ja IT-aladel ülikoolis on üldiselt hästi, et tüdrukute osakaal on meil juba tegelikult ülikoolides kogu aeg tõusnud, nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Tehnikaülikoolis. Arenguruumi on, aga ikkagi aasta-aastalt läheb ühtlasemaks, tase läheb paremaks, et kindlasti need tüdrukud, kes tulevad, saavad vähemalt sama hästi hakkama, kui poisid on alati saanud. Ja ma usun, et see trend ongi selline, et inimesed jäävadki valima seal seda ala, kui nad tunnevad, et see neile meeldib, aga mitte sellepärast, et ma ei sobi sinna. Kui palju on kaasa aidanud see teadmine IT-valdkonda sisenemisel, et selles on head palgad? Ikka on. Kes ei tahaks hästi teenida? Aga see ei ole ainuke põhjus kindlasti. Inimesi huvitab ju muu ka peale palga ja IT-ala võiks natuke rohkem ka tegeleda sellega, et koolile õpetajatel selgeks teha, mida sa kõike saad teha, kui sa teed IT-d, sa saad tegelikult väga-väga erinevaid asju teha. Et siin eelmine kõneleja rääkis, eks ole, linnaruumist või millestki sellest, et sa tegelikult ei kirjuta koodi, et pane endal see suurem eesmärk, et sa lood head elukeskkonda, kui sa sellise tööga tegeled ja see on, IT on see lihtsalt vahend. Kuidas seda siis IT-d veelgi paremini turundada näiteks kooliõpilaste seas? Noorem põlvkond on üsnagi teadlik ja üsna vastutustundlik ja samas ka väga tolerantne. Et minu meelest turundada selle mõttega, et oi, tüdrukud on vähemalt sama head kui poisid, sellega ei maksa üldse minu meelest praegusele koolilõpetajale peale lennata, et nad teavad seda isegi. Võib-olla andagi seda suuremat perspektiivi, et hei, kuulge, et meil on siin suured probleemid, meil kliima soojeneb, meil ookean on plasti täis, eesti keel sureb välja, demokraatia on ohus, jada. Me ei lahenda neid probleeme ilma inseneriteta. Et kui te tahate suuri probleeme lahendada, siis õppige inseneriks. Ja mina läheks niimoodi, räägiks koolile õpetajatele. Aga sellist lähenemist juba on näha Eestis? Ikka on, jah. Tehnikaülikoolis on näiteks aastaid tagasi väga suur edulugu, kuidas kanalisatsioon ja ventilatsioon selline õppeaine. See oli väga vähe sisseastujaid. Kuhu oli väga sisse, algselt ütleme ausalt, oli täielik pommiauk. Ja kui ma küsisin, et mida siis tehti koolides, siis räägitigi, et ei, me ei läinud koolidesse ütlema, et te hakkate nüüd torusid paigaldama. Me rääkisime, et vaadake, et haiglad, lastekodud, koolid, et
me kõik tahame, et see oleks värske õhk ja puhas vesi ja teie saate sellist ümbrust luua ja tüdrukutele kohe meeldis see. Et praegu on seal hästi hea selline sooline tasakaal ja see on väga populaarne aine, kui inimesed näevad selle pika perspektiivi ära, et mida ma insenerina tegelikult saan teha. Seal aitas ka kaasa see, et tehti väga lahe testlabor kooli. Jaa, kindlasti. Maarja, aga läheme siit küsimuste juurde, mis on vaatajad saatnud. Esimene küsimus. Olete aastaid töötanud robootikaõppejõuna. Mis on viimaste aastate suurimad muutused, mis puudutab sisseastumist ja hilisemate õpingute edukust? Kas see küsimus on nüüd selles võtmes jälle, et naiste osakaal tehnoloogias? Just naised versus mehed vaates. Kas olete tunnetanud, et tudengid omavahel või õppejõud õpitavasse naistesse kuidagi eelarvamusega suhtuvad? Ma tahaks loota, et seda ei ole. Et eelarvamustega suhtutakse kindlasti ma vaatan, olles sellel alal olnud ise peaaegu 30 aastat, et see tasakaal on kindlasti muutunud. 30 aastat oli seal väga vähe naisi ja nüüd on täiesti tavaline, et on naisrobootika professorid näiteks olemas. Ja nad on väga edukad oma alal, täpselt samamoodi nagu mehed, aga sellega on ka tõsiselt tegeletud rahvusvaheliselt 30 aastat, et kuidas rohkem sellele alale naisi saada. Terve see rahvusvaheline robootika kogukond on süsteemselt tegelenud sellega, et see niimoodi oleks igasuguste toetavate tegevustega ja praegu on need tulemused näha. Ja mina arvan jälle, et see koolilõpetaja, kes praegu 12. klassi lõpetab, et ta üldse ei mõtle sellistes kategooriates, et kas mulle sobib see, et ma olen naine või mulle sobib see, et ma olen mees, et see põlvkond on niivõrd palju tolerantsem ja avatud erinevatele rollidele. Et võib-olla jah, et kriitiliselt tunnistades võib pigem põhjus olla võib-olla mõnedes õppejõududes, kes ise ei oska selle noorema põlvkonnaga nii hästi suhtestuda, aga eks õppejõud peab ennast kogu aeg arendama ja seda me teeme. Te olete sellises põnevas valdkonnas nagu allveerrobootika. Milline see teie igapäevane tööpäev välja näeb üldse? Mul ei ole igapäevast tööpäeva, et mul on kõik päevad erinevad. See ongi hästi tore selle ala juures. Kas ma olen välikatsetel, siis on hästi lahe päev. Kas ma olen oma tudengitega laboris, siis on teistpidi hästi lahe päev. Kas ma õpetan, see on ka hästi tore. Ma suhtlen hästi palju rahvusvaheliselt oma rahvusvaheliste kolleegidega. Vähemalt pool minu ajast läheb sellise rahvusvahelise suhtluse peale ja rahvusvahelise koostöö peale. Mul kunagi ei ole kahte sarnast päeva. Kuidas te ise robootika peale just sattusite? Juhuslikult. Ei olnud nagu mingit sellist asja, et ma olen lapsepõlvest unistanud, et nüüd ma hakkan seda tegema ja nüüd ma realiseerin oma unistuse. Et see kõik on selline jama, et te ei tohi midagi õppima minna, millest te arvate, et teil juba 5-aastaselt pole anded avaldunud. Vabalt võib. Mida te siis esialgu õppisite? Ma õppisin arvutitehnikat. Ja seda ma õppisin ka niimoodi, et ma käisin tegelikult Tallinna Polütehnikumis ja see, et ma sinna läksin, oli selline päris ebaloogiline käik, sest minu terves suguvõsas ei olnud ühtegi inimest, kes oleks üldse kunagi reaalaineid õppinud ja see oli selline täiesti ootamatu üllatus ja ei juhtunud nagu midagi hullu. Aga mida see allveerrobootika siis endast täpsemalt kujutab? See kujutab seda, et sa ehitad masinaid, mis sõidavad vee all, teevad seal mingid töid või koguvad informatsiooni. Tihti te ise vee all käite? Noh, ikka käin, ma hea meelega käin. Suvel nüüd, kui on soojemad ilmad, siis kindlasti rohkem ja käin nii pea kui võimalik, ehkki minu doktorandid saaksid üksi ise hakkama, aga ma alati lähen kaasa ja üritan kuidagi abiks olla, ma ei tea, tassin kaste või teen midagi muud sellist, et mind ka kaasa võetakse. Kuivõrd ka ettevõtluses tegutsete? Praegu ei tegutse aktiivselt. Mul on siin teistsugused väljakutsed praegu, nagu näiteks ülikooli juhtimine ja sellised, et natuke liiga palju sai asju.
ühest küljest räägitakse sellest, et ei maksa luua ühiskonnas mingisuguseid soopõhiseid kvoote, et naisi siis tuua rohkem juurde, mingisuguste erialade juurde või kuhugi tippjuhtkondadesse, et vaatame inimesi oma võimete põhiselt, mitte sellepärast, et kas ta on mees või on naine. Aga kui palju te ise selles valdkonnas tegutsejana näete, et ikkagi tuleks soodustada pigem naisi selle eriala juurde toomisel? Soodustamine ei tähenda kvootide loomist tingimata, see ei ole soodustamine, kui ma panen mingisuguse kvoodi peale. Minu meelest soodustamine on see, kui kõik juhid, tippjuhid, keskastme juhid on teadlikud, et neil on võib-olla endal mingisugune selline soopõhine kallutatus. Näiteks akadeemilises organisatsioonis on päris tavaline see, et kui juhil on vaja teha mingisugust tööd, mis sisse ei too väga palju raha, mingisuguseid näiteks tudengite kontrolltöid parandada või midagi, siis ta läheb ja küsib oma naiskolleegilt. Ja kui on mingisugune muu töö, et on vaja näiteks kirjutada rahastustaatlused, palju raha sisse tuua või kirjutada mingisugune tippteadusartikkel, siis ta pöördub oma meeskolleegi poole, et ta kuidagi alateadlikult eeldab, et naised teevad niisuguse odava ja musta töö ära. Ja ta ei taha seda teha tingimata pahatahtlikult, aga ta lihtsalt ei ole endal teadlik sellest, et tal on mingisugune selline kallutatus endal. Ja selleks aitab lihtsalt see, kui sa ise teadvustad endale, et sul on mingisugused siuksed mõttemustrid ja sa paned seda tähele. Järgmine kord, kui sul on vaja mingit väga roppu tööd teha, et mine parenda 100 kontrolltööd ära, siis ta läheb mees tippprofessori juurde, ütleb, et kuule, sa pead ka midagi tegema. Ja see aitab tegelikult juba neid suhteid natukene tasakaalukamaks teha ja naistele rohkem võimalusi anda. Aga tajute te ise, et ajaga selline sooline kallutatus on paranenud? On ikka, kindlasti on. Jaa, kindlasti. Kuidas te võtaksite kokku teema naised tehnoloogias, ehk et mis on teie soovitus gümnaasiumi lõpetajatele, kes on praegu oma elukutset valimas? Minu soovitus ongi see, et vaadake, et maailm tahab päästmist saada. No väga palju on erinevaid probleeme. Kliimasoojenemine, meil on loodusreostus, ookeanid on plasti täis, kõik muud sellised probleemid. Kassid ja koerad on kodutud, mida iganes. Te ei laenda neid probleeme ilma insenerideta ära. Kui te tahate midagi olulist teha, siis see on võimalus seda teha, kui teil on head tehnilised oskused. Maarja, aitäh selle intervjuu eest!